Nii, head Rattalvi kuulajad, eile oli meil siis kolmas etapp siin Vueltal ja Pedersen peaaegu jäi võitmas, aga ikkagi Punchy Climber Godou võttis väga osavalt sisekurvi minnes selle lõpukiirendusega võidu endale, nii et see lõpp oli siiski väga põnev. Vingegaard kolmas, Lil Trek tegi eile üldse võimsa sõidu, hoidis asju kontrolli all. Meil võib-olla eilseks päevaks ideaalset lahendust endal ei olnud, mängisime Stewarti peale, aga lõputõus oli siiski natuke liiga raske tema jaoks. Sama käib ka Eesti poisi Madise kohta, et tegelikult kui vaadata protokolli, siis eesotsas olid ainult mägede mehed, pluss siis üks kiire jalaga kutt Pedersen ja võib-olla Movistarist ka Ular, kes ronib väga hästi ja ta ei ole ka puhas sprinter, et ta on lihtsalt selline kiire jalaga kutt. Täna, 4. päev, start on Itaaliast, finiš Prantsusmaal, nii et peale finišit saavad kõik pikalt autoga sõita Hispaaniasse, 5 ja 6 tunni vahele jääb see reis ja ratturid lähevad lennukitega, nii et korralik reisipäev peale etappi, etapp ise ka veel üle 200 kilomeetri pikk, nii et saab üks pikk päev olema ja etapp ise siis, esimene pool on 3 korraliku tõusuga, ronime kõvasti üle 1500 meetri kõrgusele, oleme täna isegi 34 kilomeetrit järjest üle 1500 meetrini, et natukene seal ka õhk kõredam. Sprinteritel kindlasti kerge ei ole, aga samas viimased 100 on allamäge ja sile, nii et täiesti reaalne, et kõik sprinterid tulevad tagasi ja lõpuks on punnifiniš, nii et saame näha.